Armsad sõbrad, kätte on jõudnud ülestõusmisaja 6. pühapäev. On endiselt Kristuse ülestõusmise aeg, nii et võime üksteist jätkuvalt tervitada sõnadega Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud, halleluuja. Seda ülestõusmisaja 6. pühapäeva või 5. pühapäeva pärast ülestõusmispüha nimetatakse ladina keeles rogate. Eesti keelde ümberpanduna tähendab see palvetage. See nimetus on pärit vanast juba 1,5 aasta vanusest tavast Kristuse taevasse minemise pühale eelnevatel 3 päeval, esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval eriliselt palvetada, korraldada palveprotsessioone, paluda Jumalat meeleparanduse ja uue elu armu eest, aga paluda Jumalalt ka kaitset kurja loodusõnnetuste eest ja Jumala õnnistust ees olevaks suveks, vilja kasvamiseks ja kõigeks selleks, mida me oma igapäevaseks eluks vajame. Meie traditsioonis neid palvepäevi, esmaspäeva, teisipäeva, kolmapäeva tavaliselt ei tähistata, vähemalt mitte kuigi suurelt, küll aga on siis kandunud sellele taevaminemmispühale eelnevale pühapäevale ehk ülestõusmisaja 6. pühapäevale palve pühapäeva temaatika. Me mõtleme palvele ja ka meie tänane evangeelium kõneleb palvest. Aga mitte ainult palvest, vaid ka paljust muust, sellest, mis teeb meie Jumala laste, kristlaste palve võimalikuks, mis annab sellele tõelise sisu ja tähenduse. Ja eks sellest tahan ka mina teiega täna kõnelda. Kõigepealt aga meie tänane evangeeliumi tekst ja me leiame selle taas nagu eelnevatel pühapäevadel Johannese evangeeliumi 16. peatükist. See on osa nendest sõnadest, mis Jeesus kõneles oma jüngritele viimasel õhtusööma ajal, õhtul enne oma kannatamist ja surma. Ja meie tänases evangeeliumis ütleb ta nõnda. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge ja te saate, et teie rõõm oleks täielik. Seda ma olen rääkinud teile võrdumites. Tuleb tund, mil ma ei räägi teile enam võrdumites, vaid kuulutan teile Isast avalikult. Sel päeval te palute minu nimel. Ja ma ei ütle teile, et mina palun Isa teie eest, sest Isa ise armastab teid, kuna teie olete armastanud mind ja uskunud, et mina olen tulnud Jumala juurest. Ma olen pärit Isa juurest ja tulnud maailma. Taas ma jätan maailma ja lähen Isa juurde. Ta jüngrid ütlesid, vaata, nüüd sa räägid täie selgusega ega räägi võrdumitega. Nüüd me teame, et sina tead kõike ega vaja, et keegi sinu käest küsiks. Seetõttu me usume, et sina oled pärit Jumala juurest. Jeesus vastas neile, kas te nüüd usute? Ennäe, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mu üksi. Ja ometi ei ole ma üksi, sest Isa on minuga. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged. Mina olen maailma ära võitnud. Nende sõnadega Jeesus lõpetas oma kõned jüngritele enne oma kannatamist ja surma. Sellele kõnele või neile kõnedele järgneb veel Johannese evangeeliumi 17. peatükis palve,
millega Jeesus pöördub isa poole, nõnda nimetatud ülempreesterlik palve, ja siis läheb ta juba sinna paika, kus ta kinni võetakse. Nii et Jeesuse viimased sõnad jüngritele enne seda, kui ta palvetab ja asub teele kinnivõtmise paiga poole, on: maailmas ahistatakse teid, aga olge julged. Mina olen maailma ära võitnud. Need ei ole küll Jeesuse viimased sõnad enne surma, aga sellegipoolest on need äärmiselt olulised sõnad. Need on julgustavad, kinnitavad, neis on tõde, ta on tõepoolest maailma ära võitnud. Ja need näitavad ka tema suurt armastust, ta teab, mis tal ees seisab, aga ta ei mõtle mitte iseenda peale, vaid mõtleb omade peale. Ta ei otsi mitte ise julgustust, vaid julgustab neid, kes panevad oma lootuse tema peale, kes temasse usuvad, kes temast sõltuvad. Muide, kas nad seda ise teavad või mitte, see ei ole esmase tähtsusega. Kõik inimesed sõltuvad temast, tema on meid loonud, tema on meid lunastanud, tema on meie ainus tee tagasi Jumala juurde ja igavesse ellu. Ja me näeme, et ta mõtleb meie peale. Kuni lõpuni, kuni viimase hetkeni ta julgustab meid, mitte ainult oma jüngreid tookord, vaid meid kõiki, iga päev. Jah, maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, ärge kartke, olge vaprad ja kindlameelsed, sest mina olen maailma ära võitnud. See ei ole mitte meie võit, vaid see on tema võit. Ja see on hea, sest me teame, et ta on kõikvõimas ja temal on tõepoolest meelevald võita ära, alistada, hävitada kõik halb, kõik kuri, ka kaduvus ja surm ning kinkida meile igavese elu täiuslik rõõm. Jeesus kinnitas oma jüngritele siin nendes sõnades, mida me äsja kuulsime, et ta on tulnud või lähtunud isa juurest. Õigupoolest ma ise tõlgiksin küll sõna-sõnalt, tegelikult ütleb ta, kui me kreeka keelest otse tõlgime, et ta on välja tulnud isast. Ja see on väga oluline tunnistus, sest et me tõepoolest usume, et ta on isa igavene poeg, isast sündinud enne kõiki aegu, isaga olemuslikult üks. Nii nagu Johannese evangeeliumi alguses öeldakse, et tema, kes on isa rinnanajal, tema on tulnud ja toonud meile teate, toonud meile selguse isa kohta, isa Jumala olemuse kohta, tema armastuse kohta, tema kohta, keda mitte keegi ei ole näinud, välja arvatud need, kes on näinud või saavad näha tema poega. Sest Jeesus ütleb sel samal õhtul veidi varem oma jüngri Filippuse küsimusele vastates, kes on näinud mind, see on näinud isa. Jeesus ütleb, et ta on tulnud välja isast ja ta läheb tagasi isa juurde. Sellega näitab Jeesus ka, et kogu tema elu, kõik tema õpetused, kõik tema katsumused, kõik tema kannatused ja ka ta surm, kõik see on ühe ja sama kindla eesmärgi teenistuses. Ta ei ole tulnud mitte iseenda pärast, vaid ta on tulnud tegema, viima lõpule oma isa tööd, täitma oma isa tahtmist. Ja isa tahtmine on meie lunastus, meie pääsemine, igavene elu. Ta on tulnud meid lunastama. Ta on saanud inimeseks meie pärast ja meie õndsuseks, meie päästmiseks. Ta on tulnud meid Jumalaga taas ühendama, meid isa juurde juhtima. Ta on tulnud selleks, et olla see tee, mida mööda, see uks, millest sisse minnes me pääseme Jumala juurde igavesse ellu. Just selleks, meie pärast, meie igaühe päästmiseks on Jeesus tulnud,
sündinud, elanud, surnud ja oma kalli vere valanud. Meie pärast, armastusest meie vastu, meid kuni lõpuni armastades, nii nagu Johannes ütleb oma evangeeliumi 13. peatüki alguses, siis kui ta alustab Jeesuse viimase õhtusöömaaja kirjeldamist. Jeesus on meid lõpuni armastanud. Ta on iseennast meie eest andnud. Tema, Jumala ainusündinud ja armastatud poja surm, ülestõusmine ja taevasse minemine, need kinnitavad, et Jumal armastab meid nagu oma lapsi. Ta hoolib meist nagu omaenda silmaterast. Ja see tähendab ka, et meil on alati võimalus palves tema ette tulla. On palvepühapäev, me kõneleme palvest, õigest, tõelisest, kristlikust palvest, mis rajaneb sellel teadmisel, et Jumal armastab meid. On meid nii väga armastanud, et on oma ainusündinud poja meie eest andnud. Me võime igal ajal julgusega, mitte enesekindlusega, vaid julgusega tema pojale lootes Jumala kui oma armsa isa ette astuma. Ja Jeesus julgustab meid seda tegema. Jeesus julgustab meid tulema oma ja meie isa ette. Jeesus julgustab meid enda nimel, Jeesuse nimel palvetama. See Jeesuse nimel palvetamine ei tähenda ka mitte pelgalt formaalset Jeesuse nime nimetamist, nii nagu me ütleme palvete lõpul enamasti Jeesuse Kristuse läbi. Jah, see on oluline, me tuletame sellega endale meelde, et me palvetame Jeesuse nimel, aga see õige Jeesuse nimel palvetamine ei seisne mitte nende sõnade ütlemises. Ja õige Jeesuse nimel palvetamine ei seisne ka mitte selles, et me Jeesuse nime justkui kilbina või mingisuguse veenmisargumendina kasutades püüame selle abil isa otse kui kalki püha viha täis südant pehmendada, vaid Jeesuse nimel palvetamine tähendab selle teadvustamist, et Jeesus on ainus tee isa juurde. Ükski ei saa muidu isa juurde kui tema kaudu, aga et ta on see tee meie jaoks. Ta on tee, mis on olemas. Taevas ei ole suletud. Isa süda ei ole meile suletud. Tema, kes on olnud isa rinnanajal või kes on isa rinnanajal, kes on tulnud välja isa südamest, on selle südame meile igaühele lahti teinud. Ja kui me seda teades palves Jumala ette tuleme, siis me palvetame tema nimel. Ja nõnda palvetades me paneme jätkuvalt oma lootuse ja ka oma Jumala lapse õiguse tema armule, tema risti ohvrile, tema surmale ja ülestõusmisele, temas teostunud lunastusele. Meil ei ole seda õigust iseenesest. Meil ei ole Jumala ees mingit oma õigust. Jumal on meid loonud, ta on meile elu kinkinud, ta on meile juba ette andnud kõik, mida me iial võiksime soovida, millest iial võiksime unistada. Meil ei ole mingit õigust tema käest midagi nõuda ja meil ei ole ka mingit vajadust tema käest midagi nõuda. Nii et õige Jeesuse nimel palvetamine seisneb tegelikult tänulikus meeles ja lootuses Jumala ette tulemises ja enda lihtsalt tema kätte usaldamises, enda temale üle andmises. Isa, siin ma olen. Ma olen sinu käes ja ma tean, et see on parim, mis võib mulle osaks saada. Jeesuse ülestõusmine, tema ilmumine jüngritele pärast ülestõusmist, tema taevasse minemine, ka püha vaimu väljavalamine ja Jeesuse viibimine tema tõotust mööda
meie, tema jüngrite, tema omade juures kuni maailma ajastu otsani, eeskätt Püha Vaimu ligiolu kaudu, kelle Jumal on meie sisse valanud, see toob meile usu, lootuse, armastuse, see toob meile ka selguse ja tõelise usukindluse, võiks isegi öelda, et usu teadmise. Me ei koba enam pimeduses. Me ei pea katsuma kuidagi mõistatada, et mis meie ümber toimub, mis on meie elu mõte, milline on meie eesmärk. Ka Jumala sõna, pühakiri ei ole meie ees enam mitte kui mõistatus, mida siis igaüks peab kuidagi oma andeid mööda seletada, püüdma, vaid meil on selgus. Me teame, kõik kiri kõneleb Kristusest. See on meie usk. Nii nagu Jeesus ise seletas Emmausse teel olnud jüngritele ülestõusmispüha õhtul, neile, kes veel ei mõistnud mitte midagi, pühikirju kasutades, kõike seda, mida seal oli temast, tema kannatustest, tema ülestõusmisest ja tema kirkusesse minemisest räägitud. Kõik saab selgeks. Kristuses leiavad kõik meie küsimused ja ka meie ootused ja meie igatsused vastuse. Meil ei ole vaja enam midagi küsida või mõistatada, me teame. Me teame, sest et me oleme kogenud tema armastust, tema ligiolu. Ja isegi kui me kõigest aru ei saa ja seda, millest me ei saa aru siin maailmas ja meie elus on päris palju, me ei näe oma tulevikku ette, ma ütleksin, me ei näe ette oma lähemat tulevikku, aga kui me paneme oma lootuse Kristusele, siis me näeme ette kõige olulisemat, me näeme oma igavest tulevikku. Aga ükskõik, kui me ka millestki aru ei saa, meil ei ole vaja muretseda, meil ei ole vaja karta, me võime olla ka selles julged, sest me teame, et me oleme tema käes. Tema käes, ma kordan, kes on meid nõnda armastanud. Kõik on saanud selgeks. Me mõistame nüüd nii Kristuse kannatuste, surma, ülestõusmise ja taevasse minemise, kui ka kõige meid endid ees ootava tähendust. Me teame, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad, sest tema on meid üle kõige armastanud. Isa ise armastab meid, kinnitab meile Jeesus. See on imeline teadmine. Jumal, kes on meid loonud, kes on kõige looja, kes on kõige väeline. See Jumal ei ole mitte selline deistide välja mõeldud kellassepp, kes lõi kogu selle universumi justkui ühe suure kellavärgi, keeras üles ja jättis omapäi toimima, vaid Jumal on hea ja armastav isa, kes jälgib meid, hoiab meid, juhib meid, kaitseb meid, kannab meid, kes on andnud kõik selleks, et me ei peaks kartma, et me ei peaks hukkuma, et me ei peaks muretsema, vaid võiksime teada, et me oleme tema käes. Isegi kui meid siin maailmas ahistatakse ja meid ahistatakse siin maailmas, on ahistused, mis tulevad seestpoolt, mis tulevad väljastpoolt, võõraste poolt, omade poolt, mida kõike meile elus võib osaks saada, me teame seda. Ega see elu siin langenud patuses maailmas ei ole lihtne ega seda ilmaasjata nimetada hädaoruks või pisarate oruks, kuigi samal ajal on see nii kaunis, nii imeline Jumala loodu. Aga jah, siin maailmas praegu meid ahistatakse. Aga me võime olla julged, me ei pea kartma, me võime olla vaprad ja kindlameelsed või söakad, nagu seda sõna, mida siin originaaltekstis kreeka keeles tarvitatakse, võib ka tõlkida, sest me teame, et Kristus on maailma ära võitnud. Mõtleme selle peale, kui me olime lapsed ja me võisime seista oma isa kõrval või kui me puutusime kokku millegagi, mis meid kohutas, mis meid hirmutas, kuidas me siis võisime pugeda oma isa või ema külje alla, suruda ennast nende vastu, võtta nende käest kinni või tunda nende
käsi enda ümber, tuletage meelde, kuidas see tunne on. See on just nimelt see, mida Jumal tahab meile kinkida, mida ta on meile tõotanud, mida Jeesus siin kinnitab. Olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Tema hoiab meid, tema on iga päev meie juures kuni maailma ajastu lõpuni, isegi pärast seda, kui ta on läinud üles taevasse. Temas on meile kingitud Jumala armastuse täius, millest mitte keegi ega mitte miski ei saa meid lahutada. Täna palvepäeval, kui me küsime ehk, et kuidas on õige palvetada, tahan ma just nimelt seda rõhutada. Jeesuses Kristuses on meile kingitud Jumala hella ja hoidva armastuse täius. Õigesti palvetamine, Jeesuse nimel palvetamine tähendab seda, et me tuleme oma Isa ette, me teame, et ta armastab meid. Ja me ütleme talle, Isa, siin ma olen. Ma annan ennast sinu kätte ja ma tean, et see, mis mulle osaks saab, sinu armulisel tahtmisel, on alati parim. Mitte lihtsalt parim, vaid see on imeline.